lood on päris kehvad, ütleme nii. Ausalt ka, ma ei tea nalja. Kell on mingi 11:30, kohe samas 12. Ja me reaalselt nüüd tulime kuhugi kämpingu osale. Aga noh, siin ei ole kirjast on tasuline, aga tõenäoliselt on tasuline siin ikkagi. Ja siin on sääski ja me sõitsime sealt sadamast mingi 5 kilta siia. Ma ei ole saanud pesta, ma ei ole saanud ujumas käia. Võib-olla lähen tagasi ujuma, väga sitta nagu päris. Ausalt ka, üliraske trip on sõna. No nii, käes on 19. juuni siis, täna lähme me oma eluratta retkele ja tuli see reis meil suht spontaanselt, paar päeva tagasi panime plaani paika ja täna me küll alustame 3 reisi, aga homme liitub meiega juba meie 4. liige Jakob ja see saab olema meie elurattaretk. Ja Saamel kohe räägib meile üle kõik meie ööbimispaigad ja mis meil täpselt plaanis on ja kaua retk kestab. Nii, see on siis meie Hirmuste külla retk Jakobi maakoju, mis siis on Lääne-Eestis, kus me alustame siis Turbas täna reedel õhtul ja sõidame 10 kilomeetrit siia Rappa, Rabatorni. Marimetsa raba, jah, just Indrek. Ja siis hommikul tuleb Jakob ka sinna, ilusti ka Turbast ja peale seda hakkab laupäeval meil pikk teekond Virtsu, kus me siis ööbime rannas ka ühe öö. Kuid see teekond võtab meid siis läbi ühe siis ka rabade, kus on veel mingi vaatlustorne, lindude vaatlustorne, varemeid võib seal olla igasuguseid ka teekonnas. See osa vist on mingi 80 kilomeetrit. Umbes. Võib-olla natuke rohkem. Äkki on 100. Ma ei usu, et 100. Nagu see on põhiliselt 8 tundi, kui 10 kilta tunnis sõidab ja see on väga aeglane kiirus. Ja me arvatavasti sõidame 15 kilomeetrit tunnis ja ma usun, et me läbime selle poole päevaga. Ja meil on ilusti aega, et seda läbida. Ja siis pühapäeval me lähme Muhule, kus siis edasi me peame õhtuks kella 8 olema siin sadamas, et me saaks minna Hiiumaale õhtul jõuda kell 8. Ja siis me saamegi olla Hiiumaal juba pühapäeva õhtul ja ööbida seal. Siin allpool kuskil leida mingi paiga meile. Ja edasi esmaspäeval me peame olemegi jõuame Hirmustesse läbi Hiiumaa. Sest see teekond ei ole nii pikk. Me tahtsime siia mere äärde minna Poolsaarele ka, kus võib päris äge olla. Jakob rääkis, et seal on hästi ilus loodus just siin alas. Et vaatab siis, mis seal. Kokku siis 305 kilomeetrit. 305. Aga eks on see vaata, et me võib vaata mingid detoorid, mis me oleme siia sisse arvestanud, et me ei pea neid tegema, vaata, me võime otse ka minna. Et nagu see on, tegelikult võib nagu vähem ka olla. See on lihtsalt, jah, see on siuke umbes. Umbkaudne teekond, mida me läbime. Okei, Saamal, Hannes, võtame igaüks endale ühe sticky note'i ja kirjutame, mis on meie ootused sellele reisile, mida me loodame, et valesti ei lähe või mida me ootame, mis me arvame, et midagi ägedat võiks juhtuda, mis võib juhtuda, kas näeme loomi, kas Jakob unustab midagi maha, see võib olla üksteist kõik. Ja me praegu kirjutame üles ja siis reisi lõpus me loeme need videole ette, siis vaatame, kui palju läks täppi ja mis me arvasime reisi alguses. Hannes, sa võta ka endale sticky note ja Hannes, mis tunded siin muidu enne reisi trippi valdavad praegu? Arvad, et tuleb ägedam reis kui aasta tagasi? Joo. Loodan, et kumm ei jää katki. Jah, sul läks kumm katki. See oli ebareaalne, okei. Tiilu. See on Samueli ratas. Tal on siin all matt. Ta pani telefoni siia, et ta saab Mapsi otse vaadata.
Hammok. Siin on Hannes ratas, tal on hästi väike backpack. Hannes, miks on nii väike backpack on? Tal mahtus kõik ära. Siin on magamiskott ja mul siis kahjuks ei ole seda mis selle asja nimi on? Pakiraami. Et ma panen seda suurt kotti seljas kandma ja siis ma panin nööridega siia ühe joogi, madratsi, magamiskott on siin ja siis on see kilejope siin. Kohe hakkamegi minema. Loetud minutit pärast läheb meil rong siis Turbasse ja sealt läheb meie retk edasi Marimetsa rabasse. Üliäge, ma loodan, et me tuleb ülinais retk. Hannes, mis sa arvad? No? Ma arvan, et see beat on nagu reaalselt eelmise aasta oma. Ja. I was happy when you lost your mind. It felt bad when you said you were alright. I went inside and waited out in a corner of the downtown bar. You had to know it took me down this time it went too far. I was a man, I was 11 feet tall. Mitte kedagi ei ole. I went to bed and put my head through the wall. Esimene peatus on Turbakauplused. Saaman Hannes läks praegu endale toitu osta. Ma ei läinud, kuna mul on enamus toit olemas tänaseks ja hommikuks. Aga jah, ootan neid ja siis jätkame oma retke. Siis tuleb meil tunniajane sõit sinna Marimetsa matkatorni, mis saab päris äge olema. Igast kraami. Kust teil see nüüd ära mahub? Küsiks mina. Lihapalle värki ja päris palju asju hästi. Palju teil läks raha? Peaaegu 30. Ja mul läks ka 30 euri. Enda toidu asjade ja päiksekreemile. Näiteks võin korra sisse viivada. Chipsi. Rõpsukommi. Chips on kõige õigem asi matkal üldse. Bro. Minu osta ära. See on mingi järjega. Nii kõik järjega. Laename, lihtsalt Hannesele annan parem. Laenad Hannes... Ei, sorry, ma ei taha laenata. Ma lihtsalt euron... Äkki kas või kütusjaamades müüaks hamburger. Time it went too far. Would you be my baby? I'd like to be your man. Selline loodus juba. Maybe I could never tell. You shook me well. I was happy. Ristile. Ja siis on see edasi veel alles siit. Siin. Üks tund veel või? Ma ei tea, ei usu. Näitab ühte tundi veel. Holy shit, okei. No ei võta fookusesse. Hannes, ma nägin seda looma. Ma nägin ülisuurt jänkut. Ma nägin ülisuurt jänkut. Hüppas nagu... Ma ei ole elu sees nii suurt jänest ja nii. Kus on? Jaksad sõita? Jah. Natuke on minna veel. Mul lihtsalt see asi läheb katki vaikselt. Läheb alati katki vaata. Oi, paska, okei. Okay. No kannatab vast ära. Ma arvan ka, ma just keerisin teise poole. Täielik vaikus, noh. Ei kuule jah midagi. On täielik vaikus. Kajab nagu. Ainult sealt me tulime. Oleme sõitnud praegu, ma näitan kelle pealt teile. 10 kilta, 40 minta täpselt sealt poe juurest. Ja natuke minna veel ja siis oleme varsti rabas. Let's go, push. Kõrvale puhti. Homsesse peatusesse Virtsu 6-7 kilomeetrit. 6-7! Would you be my baby? I'd like to be your man. Sinna me läheme, seal läheb meie rabatee. Tulime mööda maanteed. Päike hakkab vaikselt loovima, kuulge.
päike hakkab vaikselt loojama. Seal on päike, vaikselt hakkab loojama. 18 kilt oleme sõitnud. Tund aega 20. Tahaks süüa juba. Ausalt öeldes. Tahaks süüa. Noh, sinna me läheme, poisid. Edu meile, no. Kell on 10 läbi midagi ja päris creepy on, pean ütlema. Ausalt öeldes. Siit küll mingi karu võib tulla vabalt. Päris crazy, vaata see on juba päris pimend see metsa vahel. Mida Viina, kummal poole nüüd? Siin selline rõve tee on. Oh. Oleme jõudnud matkare sellele laudteele. Poisid ka siin jõuavad. Oi jummel. Söödavad marjad on siin, vaata. Viimane lõpupingutus. Mida asja, kui ilus siin on. Vau. Teised tulevad sealt. Oi, surgaga. Mida Viina väga. Mida veel elud tahta? Öelge mulle palun, mida veel elud tahta? Kell on 11. 23 kilomeetrit oleks aega, et siia. Me lõpuks jõudsime. Rava. Siin on nii äge koht. See on ebareast äge koht ju. Või siin üles saab väga hästi panna. Sa lõpuks oma asjad ära võtta. Vaiksemalt natukene, vaiksemalt. 11 on küll. Kell 11. Jaa. On või? Mis sa siis arvasid? Siit läheb isegi mingi tee läheb edasi. Siit see lihtsalt ujuma, vaata sinna teisele poole. Jah. See on crazy ju. Väsinud või? Ma ei ole tõesti väsinud, aga... Nii tüütu tee. Ma olen ka väsinud päris kaua, tund aega võiks aega, et meil siia tulla ja sealt maanteelt. Või, saigi. No jah, ma ka ei uskunud, et see nii kaua on. Ma ei teadnud, et see laudtee nii pikk on. See mets oli kõige hullem osa. Aa. Laudtee on fine, aga see mets just. Mets oli noingas. Oli küll jah. Mis plaan on nüüd siis? No plaan on... Tervitus šotis. Tervitus šotis. On ka või? Aitäh. Ei see, limoncello. Okei. See on šot väga. Siinik. Kuulik rõpp. Siinik krissin siin. Jah. Läheme praegu torni üle osa tšekkama. See on crazy, kus me ööbime. Vaadake juba, mille vaadake, mis läheme kaua. See on crazy. Ebaranne, mida ma siin elus kogen. See on nagu teine floor siin. Ja nüüd see on see koht, kuhu Samuel ja Hannes panevad enda hämmokid ja mina panen madratsid ja magamist. Wow. No me mõtleme, võib-olla paneme teisele korrusele, sest Okei, siia on natuke raske panna. ja mis siin sääski? Rulers of the world. See on crazy. Nii äge. Lihtsalt nii äge. Vaimustab. Vaadake seda vaadata. Siin ma olen. Lähme käime ujumas. Päikseloom on seal. Ja terve rabale avaneb siit. Võimas vaade.
kell on 12. Ma sain just oma madratsi puutud ja magamiskott on seal selle peale, siis ma lähen seal sinna magama. Nüüd me hakkame kohe kokkama. Fantastiline elu. Õhtust kõigile. Kell on 1:02 öösel. Me oleme enam kõik set-upinud ja nüüd peab õhtusöögi tegemiseks. Tänaseks õhtusöögiks on valmistatud toit juba koorene kanapasta, presto. Ma väga ootan juba, et seda süüa. Tahaks ära proovida. See läheb nüüd keevasse vette siia. Külen sisse veest minema, aga pants alume puhul 4-5 minutiks ja siis saab hakata sööma. Minu voodi seal madratsi magamiskott, patte ei olegi. Ei ole midagi teha, aga jumala nice on siin mõju ära oodata, et siin hommikul ärgata ja päikse tõusuga ja siis hüpata vette siia. Jumala nice. Jah. Nii. Nüüd meil on õhtusöök. Hakkab valmima. Keerame selle siit ohvi. Nii. Nüüd võtame selle pasta siit, on ju. See on siin olnud, oota, kus tuleb aur, on ju. Paneme selle selle taldriku peale. Ja nüüd tuleks lihtsalt lahti kerida. Vaatame, kus lõhnad on. Lõhn pole üldse paha. Võtame selle siia. Ois sööb. Kas ta tekkis peaks kanapasta olema? Äkki on kala või? Aga miks ta mingi punast värvi on? Ei ole punast värvi. Kuule, ta on täitsa soe, ma arvan. Vau. Päris suur ports ka, 300 grammi. Normaalne. Ma proovin ka kohe, kuidas see on. Selline näeb siis välja. 350 trimist. Ei ole üldse paha, ongi matkale mõeldud nagu. Muidu ei sööks, aga matkale on täitsa hea. Ja täitsa soeks ikkagi õnneks. Ja Hannes joob seda seal. Mina olen limoncello. Jooja. Kuna mina olen põrandal. Magustud üks väike moosipall. Kõrvale värska. Ja ma tulen hiljem oma madratsiga siia, siis saab kolmekesi siin olla, siin pool. Tuubiskut kenuk. Mida? Need on ikka veel seal telgis. Need seksipaar. Kui nudune, jah? Toob kõike. Mul ta ei ole. Mis midagi pole näha? Mitte midagi pole näha. Täielik udu. Kägu kukub 24/7. Hommik kõigile, kell on 6:45 ja ma arvan, et ma ärkasime praegu nüüd lõpuks tänaseks päevaks ülesse. Öösel läks ikka väga külmaks, nagu väga jahe oli ikkagi. Niimoodi, et ei saanud ikka magada, segas. Siis tuli veel mingi inimgrupp siia. Öösel kell 3:30, et vaadata päiksetõusu 4:10 ja siis me kuulasime nende jutusid mingi 10 punt. Aga täna tuleb üldse üdisuur retk nagu, aga vaadake seda vaadatakse. See on crazy. Väga magada ei saa, ma arvan maks 3 tundi. Sellega on naitsa haige ka. Elab üle. See ongi see matkavärk siin. Elab üle. Naudime, võtame seda maksimumi. Tere tulemast tagasi Indrek Raudki kokandussshow'le. Tänaseks hommikuks teeme ühe kiirputru. Esimene asi, läheme võtame ravavett.
150 milliliitrit umbkaudu. Järgmiseks paneme gaasi tööle siit. Ei oota, sorry, see pidi nii käima. Kuuled seda häält, on ju? Nüüd see oleks tööle, on ju? Natuke saa pärast lisame pudru ja siis segame kokku. Segame natukene 3-5 minutit ja saab fantastilist. Kiirpuder, kaerajudu, muslik oma. Väga maitsev, soovitan. 50 senti rimis. Nii, Hannes siin poseerib pildile. Nii kaua panen mina kiirpudru potti. Kuna see siin juba vaikselt keeb vesi. Selline see välja näeb. Paneme kõik ära ilusasti siin. Segan natukene sisse siia. Kohe näitan väga milline sellist välja näeb. On ju. See näeb see praegu seest välja, ma natuke segan, peaks parem vast välja nägema. Siia. Udjeer. Lõhnab Moosi ütsik kaasa. ei võtnud. Ei ole nii minu jaoks. Täitsa hästi lõhnab, kulge. Ma pesen kohe puhtaks selle Hannes. Mille? Selle poti. Jaa. Proovimise järgi. Lõhnan, issand, ma unustasin ära, mul see pask ees. Nii. Esimene emotsioon. Matkapudru 8 out of 10. No nii, esimene julge täna hommikul. Kell on 7:25 ja kohe hüppame laukasse siis. Mul olisi nii vähe kermas. On ju? Ma ei tea, sa saad näha palju kell on. Pole täpne. Kus täpne on siis? Katsus. No, ei või välja. Oota, ei tegelikult ma saan siit näha. Vaatan, kas ma ennustasin õigesti kella 7:45, sorry. Ja Saamal kohe läheb ujumisprillid ikka, väga professionaalne. Oma rätik, jaa. Ja näita meile väga ägedat stiilset hüpet. Nii, asetab ilusti rätiku veest natuke kaugemale ja seal ta läheb, kogub viimase hinge tõmbad. Natuke on veel ruumi, et hüppata. Katsub, testib vee ära, kuidas on. Ja kohe valmistume päeva hüppeks. You were always on my mind. Always on my mind. You were always on my mind. Kuidas on? On hea või? Ei ole, on ka külm või? See on päris külm täna. Pekki, okei, ma tahan ka minna. Kuidas jäid rahule selle ööga ja siin Marimetsa? Mul oli väga hea magada. Oli jah? Jaa, magasin põranda peal põhimõtteliselt, aga Aa. magasin paremini kui sina vist. Jaa, ma arvan küll. Mina sain, ma arvan, 3 tundi Ma magada. viimse nimelt selles, et ma jõin limoncello't ja siis mul oli lihtsam magama jääda. Tõenäoliselt. Kuidas sa Saamal rahule jäid? Ütleme siis nii. See, et inimesed selgimusid välja kell 3 ei olnud väga meeldiv. Jaa. Siis ma mõtlen, et mind üles teed mõttes ära, mõtlesin, et oota, kas neil on mingi kell. 7 hommikul oli juba nad siin. Siis ma nagu vaatasin ringi nagu. Ainult see asi, mis mind hämmingus saa, see hästi see udu, mis oli. See nägi nii maagiline välja, ma olime nagu mingi täiesti. Oli küll, jah. Ma olin nagu mingi teise. Jaa, okei. Mis meil next destination nüüd on? Nüüd me sõidame siit Ravast välja, on ju? Nüüd me sõidame siit Ravast välja, meid 3 kilta, siis me saame Jakobiga kokku maantee juures. Ja siis... Järgmine eesmärk on jah Jakobiga kokku saamine. Jaa. Peame Ravast välja saama. Jaa, saame tema kokku ja siis me paneme Virtsu poole. Kui pikk see distants umbes on? 70 kilti. Virtsu poole mingi 80 vähemalt. Ei, see eile näitas 67.
67. nii et praegu on veel vähem ju. Mingi 60 äkki. Siit rabast välja mineku võtab meil mingi 4 kilta. Ja siis on 60 kilti ju. Okei. Või umbes 60, võib-olla +3, -3. Ühesõnaga tuleb pikk päev, loodame, et kõik läheb edukalt. Meie 4. sõber on tulekul kaugelt maalt. Ootasime, mis me ootasime, ära ootasime. Poisi Jakobi. Sealt ta tuleb. Pacho. Joo! Ma võtaks jäämere ka. Ma ka. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak. Juhtus niimoodi, et ma olen mereavaldusele kinni siin. Igal pool on aiad ümber ja vesi on ümber veekogu. Ja me oleme täitsa kinni siin. Muidu siin on üks linnus. Aga me ei saa sinna ligi, sest ma olen ümber piirati ja Samuel ja Hannes läksid juba oma teed, nii et. Ja kui me tagasi lähme, siis kurjad koerad söövad meid ära, nii et. Ma ei tea, mida teha. Jakob, mis sa välja pakud? Peaasi, et see mingi kuri koer ei tule, siis me oleme keekas. Võtame üle. Aga poest ostsin mina pöörase Pirni Limpejogi male, et see Tommi jättis ja rahvani komm. Väike recharge moment. Sellises huvitavas kohas. Vaatad rohkem ka rääkida. Lähme sujuma või? Miks mitte? No lähme. Ja aga miks sa bokserites ei lähe? Miks sa lühkarites lähed? Nüüd läheb tennise pükstega ujuma. See on fine. On vä? Ei ole kaani. Kaanid on tiigis, Jakob. Mingi järv ju. Ära vä? Sõidab mingi autodele otsa. Ma just teist korra seda saame, või kolmandat. Kas meid huvitab? Meil on kiirid peas, noh. Aga samas näeb küll seal veel, et see võib kõik kivi pähe kukkuda. No jah. Ma kajutan. Mingi 30 vist. Ma arvasin, et see oleks sulle. Aha. Ma arvasin, et rohkem on aasta öeldes.
no kui on Lihulas, siis on 14 ja 34 kilti. no 34 jah. kuidas on praegu? Palju paremaks. Läheb jah? Hannes? Aastaga kohani jõud. Väike saab olla ja meil tuleb jõudu juurde. Mida rohkem on. Okay, let's go. Jätkame teiega. tule siiapoole. siis ma saan paremini sulle kaadrisse. seisa nagu siin ees. Mu isamaa, mu. Ei tule. Okei, lehmad, me läheme jätkame oma retke. Sööge punnud täis ja siis ärge ainult sipla sööge, eks ole? Sööge siis toitu. No tšau! We finally made it to Lihola. Ma ei tea, palju see elanikke on seal järgi. Ma pakun ise mingi 500 kuni 1000. Mida? 500 kuni 1000 elanikku. Ma ei usu, et siin 1000. Nojah, ma ka ei usu. Vaadata. Aga nüüd on plaan minna restosse ja tund aega puhata ja siis Virtsuval mingi 18 kuni 23 kilomeetrit. Jalad on nagu nii läbi, ma ei kujuta ette, kuidas ma seda läbi. Praegu oli juba üliraske, üks raskemaid päeva mu elus. Aga noh, see ei ole veel läbi ka, noh. Ja jalad on lihtsalt, no näha ei ole, aga noh, läbi nad on väga läbi. Väsin. Kõik me oleme suht väsin. Lihula tulistamine on esimene asi. 2020. Okei. Selline restoran nimega One Hour. Lähme tšekkame järgi. Linn on küll päris veider. Meie toidud tulid siin väga uhkes restoranis. Tellisime seaprae. Jakob võttis kanapasta koorase. Me nüüd einestame ja siis käime poes, siis on viimane sõit täna Virtsu 80 kilomeetrit, umbes tund. Aga praegu Edisu. No sõbrad, kell on hetkel meil 8.08. Meil on veel 25 kilomeetrit minna Virtsu sadamani. Olete valmis selleks retkeks? 24 tegelikult. 25 on parem. Okay. Olete valmis selleks viimaseks pingutuseks? Me just sõime õhtust ja nüüd me oleme kõik üli väsinud. Kuidas tunnete? Sa võtsin allergiarahud sisse, nii et ma olen valmis. Ole asi. Ja, Annas tõsi, aga. Saame hakkama. Kas me teeme selle retke lõpuni? Kõik koos? Ja, teeme! Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to save fair's fair, to pay the rent now, to pay our share. Lõpuks, sõbrad, lõpuks kell saab 10 ja me hakkame jõudma Virtsu sadamasse. We made it. We made it to Virtsu sadam.
saame jah? me jõuame väga ilusti. Ebareaalne, me olime metsas 5 minutit tagasi, noh. Ma kukun. Me olime 5 minutit tagasi metsas reaalselt. Jakob ütles meile, et läheb 15 minuti pärast. Me panime 30 kiltaga. Lähme sinna. Holy shit, me oleme lõpuks ameti pardal. Lood on päris kehvad, ütleme nii. Ausalt ka, ma ei tea nalja. Kell on mingi 11:30, kohe samas 12. Ja me reaalselt nüüd tulime kuhugi kämpingu osale. Aga noh, siin ei ole kirjast on tasuline, aga noh, tõenäoliselt on tasuline siin ikkagi. Ja siin on sääski ja me sõitsime sealt sadamast ja mingi 5 kilta siia. Ma ei ole saanud pesta, ma ei ole saanud ujumas käia. Võib-olla lähen tagasi ujuma, noh, väga sitt on olukord. Ausalt ka, üliraske trip on sõna. Oleks praegu hea kodus olla kuskil, ma ei tea, soes vannis, soes voodis, noh. Peame siin sääskidega ööbima, leidma mingi normaalse koha, kus ööbida. Eks see ole challenge, aga ma olen üleni ära söödud, jummale väsi, me oleme 70-80 kilomeetrit täna sõitnud, see on crazy. Praamiga tulnud, noh, see on ulme. Aga ma ei tea, me võiksime midagi mõtlema välja, midagi tuleb välja mõelda. Kell on 12:30 öösel. Kell on nüüd juba pühapäev on juba. Ja ma käisin just suplemas siin sadamas Saaremaal üksinda. Päris kriipi oli, siis teised ei tahtnud tulla, aga ma pidin lihtsalt pidin suplemas käima, ma olen terve päev viigistanud. Pidin seda riski võtma ja siis tasan ennast ära. Vesi oli nii soe, natuke kriipi oli, aga noh, sain hakkama, jumala mõnes on olemas. Ja noh, nüüd lähen magama, valmistama homseks. Tšau. Mitmes juuni meil on? Hannes, mitmes täna on? Ühesõnaga, me keegi ei tea, mis kuupäev on, aga täna on pühapäev. Ja... 21 tavai. Minu selja taga saab meie teine ööbimisraaglipläts lammutust. Siin on hämmak, kus ma proovisin magada, aga ei saanud, kuna sääsetud liiga liigis. Ma läksin sinna telki koos Hannese ja Jakobiga mingi kell 2 öösel, siis ma ärkasime kell 7, et ma saan mingi 6 tundi magada. Ütleme nii, et me oleme kõik üli väsinud. Kõigil on kehad väga läbi, sest me panime kogu oma energia eelsesse 80 kilomeetrisse retke ja täna on veel 55 kilomeetrit sõita sinna Saaremaa sadamasse, et me saaksime Hiiumaale minna. See tuleb rets ka, aga täna võtame rahulikumalt. Öösel jälle kuulsime mingit, ma ei tea, mingi šaakali või kojoti kiunamist. See oli jube. See oli hirmus ju. Siin oli küll. See on hämmak, siis mõtlesin, et keegi tuleb sealt poolt ja sealt. Ma nagu öösel vahepeal, kui ärkasin üles mingite häälte peal, ma ka vaatasin ringi, et kas keegi tuleb. Mõtlesin, et nagu, kas nüüd on läbi nagu. Üliimelik hääl, ma pole elus sellist asja kuulnud. Oi sitta, kus ma olen ära põlenud, oi sitta. Hommikune suplus siin Viiniste sadamas. Rattad võtsime siia. Väikse supluse. Keha vajab seda tegelikult räigelt. Nii igaüks ütleb nüüd, mis oli eile mingi tähtsündmus, mingi kõige ägedam sündmus, mis juhtus meil? Prae peale kihutamine. Mis asi? Prae peale kihutamine. Miks see? Ma ei tea. Okei, praegu meil oli see maha jäetud kirik, mis oli täiskasvanud puid ja asju. See lavastamine. Ma ütlen ujumine, see oli ülimalt värskendav ja see oli äge koht tegelikult ka. Ja tegelikult oli ülimõnus värskendav. Saaval, mis sa ütled? Mis oli eile kõige parem sündmus sinu jaoks?
kõige parem. mis resto oli päris tore. Okei, resto, davai. Vaata kui ära põlema oleme. Me panime küll päiksekreemile, aga jummal ära põlenud siit kõik. täiesti. Full, eriti, jummel. Jummel, Anna selle veel kreisim. Jakob, sul on ka või? Ei, mul on väga halvasti. halvasti või? Ma magasin mingi üli hästi. Kui ma jään magama, ma ei ärka üles või? Muhu. Here we are. Täitsa crazy. See on nüüd Muhu pagarid, koht, kuhu me tahame teha väikse hommikusöögi. Kell on palju, Hannes? 11 vist. Kell on umbes 11 ja seal on järjekord, nii et me ei saa, me oleme praegu siin puuvarjus. 10 kilti oleme täna sõitnud oma sealt laagrist paigast, aga noh, ütleme, keha on üliväsinud. Aga kuidagi peab hakkama sealt. Täna meil on plaan jõuda Hiiumaale praamiga. Hetkel julma häikse viimatormi kätte. Täiesti läbimärk, viimas läheb igal pool. Hull värk. Katsin isegi oma magamiskott ära, muidu ta saab liiga märjaks. Ulme, praegu ületame. Jõuan varsti Saaremaale. Äkki veokas tuli vastu mulle, et nii suht palju vett oli siin. See on rets! See on rets, sõbrad! See on rets! Oleme jõudnud Orissaarde Coopi. Mis arvad sellest tormist, kuidas välja tulime? Iluga. Õige. Hakkab sina? Ja päikesega võtsid on. Üks kanapitsa, moosipallid. Asja panin siia kuivuma, lõpekese. Ma ei tahaks enda olukorras praegu olla, sest praegu on päris nõme olla, läbimärge. Nüüd peame sõtkuma 34 kilomeetrit Saaremaa sadamasse, mis viib meid Hiiumaa, nii et päris retk on ees. Väikselt tuleb päike välja. Puu on keset jalgpalliplatsi. See on üks ülikuulus koht siin Saaremaal. Siin on midagi või? Mis varem see on? Pekki ma jätsin kiiri pähe. On küll, jah. Mis selle koha nimi oligi? Mis sajandist see on? Aga mis selle koha nimi? Mäletab. Hannes, mis selle koha nimi on? Maasilinna. Maasilinna Ordulinna. See on lahendada koha peal. Vaadake. Siin on neid saab. Saab. Oh shit, see on libe. Ringud, jah. Holy shit. See võib minna või? Jakob, tule ka. What the fuck, see läheb eriti kitsaks ju. Mida viina? See on mingi haigelt kitsas.
Holy shit. Äkki käigud, Ette vaatame siin nüüd. Lime. Päris hea jahe on siin. Päris nice koht ja mida viina. Nüüd on päris hea koht. See oli küll hea idee, et me siia tulime. Saamal, Hannes. Nahkhiired või? Aga need on ikka mingi linnud. Jah. Mida? See on ju nii suur kompleks ju. Siit saab üles vist. Käima või... Oh. Jaa. Pääsukest on pesa siin, ma arvan. Ma antud telo sulle vasta ka. Beebi, mida su üles tule? Mingi coin on see. Mingi fake coin. Plastik. Võtma see. Proovid. See on palju elu taga easy. Poiss proovid siit üles. Mingi kivi kukkus. Küsime härralt, kuidas ta läheb. No tervist! Mis teete siin tee ääres? Mina ootan, et nad lõpetaks maasi korjamise. Sest ma rohkem ei viitsi võrjata. Selge. Tema näperdab mu asju niisama. Miks? Sest ta on näperdaja. Indrek, seal on see. Ma laenan su päiksekreemi. Laena. Nii, hakkab Eesti näide, mida matkal tehakse, ikka võileiba, on ju. Poest ostetud juustu sai koos, mis see on, mis sõus? Toorjuust, jah. Toorjuust, aga mis maitsega? Karolaugu toorjuustuga, mõnus. Siin on natuke maasikaid, meil korjasime tegelikult maasikaid. Umbes 20 kilte, natuke peale võib-olla sinna Saaremaa sadamasse. Oi, seda videot on naudin.
Hiiumaa on ju. Hiiumaa vist sai kaugemal. tund aega sõidame selle praamiga või? Palju kaugemal, kui oli see Muhu Saaremaast. Okei. No siis saab puhata, noh. Jep. See on jah hea. Peab kasutada palju. Videokäigu. jah . ei rääkida . Sa läbi 61 videoga. Tänane päeva kokkuvõte on selline 60 kilomeetrit. Oleme sõidetud siis Viinistu sadamast. Oli kergem päev. Triigi sadamast. Oli Triigi või? Kuivastu sadamast. Kuivast. Ega nagu Viini sadamast, Triigi või mis iganes Viinistu. Vaata kõik on. ei me alustasime Kuivastust, Jah, Kuivast. mitte Viinistust. Kuivast. Mis see Viinist üldse? Alustasime päeva suplusega. Siis sõitsime, esimene peatus oli Muhu Pagarit. Seal magasime, puhkusime, sõime pirukaid. Siis, mis meie teine peatus oli? Kuup seal Saaremaal. Me jäime äikestormi kätte ka. Morissaares. see oli nii hull . säikesetorm oli ikka . Reaalselt oli ohtlik sõita. Esiteks filmisin. Libe on. Siis sajab, äikest lööb, siis tuleb veel see veoauto vastu. Ma kaotan äikest taga. Viskab sul vett pealt. Ma ka välja kaotasin, ma mõtlesin nagu, et ei tea. Siis me olime läbi mere. Google see, what's the chance of getting hit by Nii lightning? kehv oli olla, siis me läksime Kuupi, kuivatasime, vahetasime riideid, sõime seal alla, siis õnnetus me päike välja, siis kuivatasime riided ära. Siis jätkasime jälle sõitu. Kuhu siis jälle? Mis meie järgmine peatus oli? Hannes? Mis peatus, peale mida? Orissaarest läksime sinna kindlusesse. Ulatame. Läksime Maasimäele. Maasilinn ja Maasi. küla. Maasilinna. Mina ütleksin seda, et see oli päeva sündmus nagu. See linnus, see oli täitsa äge. Üllatus. Ma tegin teistsugust, no poiss said oma lemmikhobi. Maasiküla oli. See on praktiseerida. Oli saab tantsu, võtsin troonishoti väikse supluse ja siis panime viimased 28 kilta siia sadamasse. Päris tegus päev, üliväsinud. 6 kilta. Nüüd oleme siin mere peal. Näitame eri. Näitame eri. Ära mind näitama, täiesti kupp. Lähe lähemale . ei , tee vaatajaskonnale musi . Vaik. ma tõden endale, kas läheb hämaka sisse sealt või ? ei tea, siis on just hea, ei saa üles panna seda. okei . siin on väga raske . palju aega, me saame proovida veel . Laagripaik number 3. Siin Hiiumaal. Hiiumaa sadama juures, kus juures oleme. Seal on sadam. väga põnev ära . Miks mitte? saab proovida . Ei ole mõtet. miks ei ole mõtet ? Ma ei viitsi pärast kokku panna. Pole ju . Hannes, kuidas on tundnud? Hästi. Mis Varbaga juhtus? Midagi. Ütle need videosse ka. Midagi juhtus ju. Ma lõin Hannes vastu Varvast. Ta läks küüs katki, jah? Jaa. No ikka juhtub matkates. Siin on meie tänane telk. Siin on minu toiduvarud. Minne vaade. Kutid, olete valmis juttu rääkima? Ma tulen ka kohe. Jaa, tule. Magama juba. No, Tõsi nii külm. no kutid, öelge, mis oli täna päeva kõige ägedam sündmus teie jaoks? see , kui ma jõudsin ukse peal . kõige ägedam sündmus . Oota, täpsusta natuke, mis päeva? midagi , kõik Vaata, et sa kaamerasse räägid. kõige toredam . Aga miks see kõige toredam oli? Sa mõtled see praam, mis tuli Saaremaalt Hiiumaale? Miks see? Vaata kaamerasse. siis Sa oled täitsa kaamerast välja. on päeva lõpp lähedal . Okei. Jakob. oli ägedam , no ma ei tea . Selge. ma ei teagi jah . Jakob, mis sa arvad? tuua mõistma .
minu jaoks oli linnus päris üllatavalt äge. linnus oli nice . Linnus seal te saite ronida, me saime ägedat drooniklippe, me saime selle sulpsata vette. lind oli Minu arust see oli äge nagu teistsugune jälle. bussi all käia . Okei, aus. Aus. Saamel? kõige ägedam või ? Noh, mis sulle kõige rohkem meeldis või meelde jäi? aga nüüd Tänasest nii-öelda sõidust siis. sul käsi on valus või ? enamus ajast ma olin rõvedates piinades , aga ma ütleks , see linnus oli täitsa okei . aga muidu . kell on 12:30 . telefonist võtti ja kõik on . Kuidas muidu tripiga? mul läks enamus kõik persse , aga noh . mul läks enamus kõik persse , aga noh . muidu tore . ainult jalga teda maha . miks on halb ? see , mul kapitalism klaustrofoobia . No nii, käisime ujumas, tegime väikse hommikusöögi ja täna läheme siis Käinasse, kus me siis veedame enamus päeva, kuhu on umbes 25 kilomeetrit ja siis sealt edasi lõpuks Kärdlasse, kus me ka võib-olla ööbime, võib-olla teeme öörattasõitu ja siis hommikul 7.50 läheb Kärdlast buss tagasi Tallinna siis. Aga väga nice trip on olnud ja naudime seda viimast päeva siin Hiiumaal nüüd. Jah, täiel rinnal. Magada oli kõige parem siin, kus juures telgis neljakesi. Kui isegi vaatetrõns, aga vaatetrõns oli ägedam koht lihtsalt. Aga jah, ta peale äge päev. Selle taustal on mega äge teha. Täitsa ei kena välja sulle. Hea nädal. Arva väga. Ma hakkan tuli üle minema, siis Tõtta käekesi. nii kergelt ei lähe. Oli! Ma ei taha Holy shit, see on liiga kõrge juba. Ei ole. Aitab. Ma kardan! Ma ei julge. Aitab, mul on kõik mees, ma reaalselt. Ja ma ei tee juurde ka, aga... Holy crap, ma lähen 90 kraadi alla varsti, see ei ole ohut. Ei see nõutu? No peaaegu. teed salat , mul on ammu värki ja asju söönud . no tuli kuumad on mul kahvel . aga omega see nuga on tõesti tuli kuum . see on nii kahvel . Jaa, ülilähedalt. Jaa. Viimane ots, retk ots siin Käinast siis Kärdlasse. 20 kilomeetrit. Hannes, kuidas emotsioonid? Hästi. Siis on hästi. Ma ei saa zoomida kahjuks, aga ma arvan, nad näevad. Aga jah, viimast 20 kilta siin. Siis me ööbime ja siis on korras retkega. Väga naised siia, ma olen väga rahul. Näita veel, Hannes, mis tegid? Kas teeme jälle selle ütluste nurga või? Mäletad, kuna me tegime sinu sinnaga 2 aastat tagasi? Ei, mingid ütlused, see ei pea see sama ütlust ütlema, ütle mingi suvane ütlus lihtsalt. Whatever sa tahad öelda, ütle lihtsalt. Hannes, whatever sa tahad öelda, ütle lihtsalt. Noh? Noh? see mulle ütleb .
see oli mu ütlus . What the fuck? Issand, kus ma ehmatasin, mine metsa . Officially oleme siin Kärdlas nüüd . kutid, hea töö . Yes. Yes. Hannes, käppa. Yes. Milline vaade seal päikseloeng. Asjad kuivavad. Hetkel teeme süüa, mina teen süüa endale. See ei lõhna väga hästi kusjuures. See ei näe välja väga hea. See on turisti sealihast. No ma sööngi, ma miksin seda kohe oma sellega. Oi jumal. sa läksid seda küpsetada ka? Ei pea, seda ei pea. Ma ütleks nii palju, et kiirnull on väga head. Aga see sealikonserv vaarasin liiga pikalt mul seal suves koti seal terve rest. Johannes, kas võin see sinu? See väga ei meki enam. Okei, no poisid, meie matk. Hannes, võta natuke seda magamiskütte, on näo eest ära. Meie matk hakkab lõpuni jõudma, viimane öö siin. Kuidas olete reisiga siiamaani laul tripiga, mis on käsnud 4 päeva? Normaalne . peale selle , et Telo läks katki ja muidu on fine . Apatia . muidu on fine olnud . lihtsalt Telo . varsti hakkab lendama jälle . Noh, hoiame jalgadega . ära puutuma jalgadesse. Okei. Mis oli kõige ägedam asi, mis juhtus või kõige ägedam sõit või magamiskoht, whatever? magamiskoht oli see torn . Kuule, keegi ei kuule, räägi, võtta eest ära, ma see padis. Torn. magamiskoht oli torn . see See oli torn , siis on see mereäär siin See praegu on . raudselt teine koht. ja siis on see teine mereäär . ja siis on see Võsa . Ja see võsa oli kõige hullem . see oli kõige hullem . Seal ma tahtsin selle matka see oli kõige rõvedam hetk matkas , see oli kõige madalam hetk . aga peale seda läks aina paremaks ja paremaks nagu . Okei. Enne matka me kirjutasime siis igaüks paberile kas ootused, lootused, midagi, mis juhtub, mida me ei taha, mis juhtub. Ma võin alustada. Minu esimene punkt on näeme loomi. Sulgudes põderkaru. Ei juhtunud seda. Aga ma nägin jänest ja kitse kohe esimesel päeval. Mis oli ülinais. Ma nägin lehma. Ja siis me nägimegi lehma, hobuseid, kassi. Aga rohkem metsloomi jah ei näinud. Teine punkt. Jakob unustab midagi maha. Kuidas sellega on? Unustasin maha 2 prillid ja siis unustasin maha akupanga. Jaa. No kus sa need prillid unustasid? Kuskil randa vist ju. Okei. Randa või? Ja siis mul on lihtsalt, et me naudime täiega. Ja siis mul on kirjas viimaseks punktiks. Loodan, et kõik läheb plaanipäraselt. No, põhiliselt läks . jah, põhiliselt läks. Räägi see lugu ära, lühike lugu, kiirelt paari lausega, mis me lõpuks ei jõudnudki päris Jakobi maakotta ikkagi. Tulime Topis Kärdlasse, lõpetasime see reis siin. Jah, muidu oleks liiga pikaks läinud. Hirmustasse Hiiumaa tippu, aga muidu oleks liiga pikaks see distants läinud. Ja siis Saamel läks Telo katki on ju muidugi. See ei olnud plaanis. see oli päris . Ja. Aasta plaanipäeval on ma või vist. No nii, Saamel, mis sa arvad? Mis sa kirjutasid või? ma kirjutasin, et Jakob ei tule sinna esimesel päeval . et Jakob ei viitsi kohale tulla . Okei. Ma ei saanud. et Jakob jõuab mingi ülihilja , et ta jääb maha rongist ja värk , et mingi 2 tundi peame ootama . Aga ma ei jäänud väga maha . Kui suuresti jõudsid jumala hästi. aga see oli nagu perfektne . Me jõudsime rabast välja
me pidime minu arust ootama maksimaalselt 10-15 minti ja sa olid kohal juba seal siis. see oli väga perfektne, jah. On veel midagi? Ei, teie kordel tuleb. Ei ole midagi siin, sa ei pääse nii lihtsalt. Viimane klipp. ma kirjutasin, et me leiame mingi ilusad saare plikad, aga ei leidnud. Nojah. Okei. Hannes tahab, jah? Hannes, sinu kord räägi. Hannes, räägi palun. Sul endal parem pärast seda videot vaadata, kui sa oled normaalselt rääkinud. Siin kuidagi keegi ei kuule, noh. mina kindlasti, ma loodan, et ratas ei lähe hästi. Ja ei läinudki. Läks seekord täppi. Ja ei läinudki. Hetkel veel. Eks homme näeme. Eelmine trip tal läks. Eks homme näeme, mis saab. Oli veel midagi või? Aga positiivseid asju. See võiks igast kõik mis olla. Või kui sa kirjutasid ainult negatiivseid asju, noh siis Siis kirjutasid negatiivseid. Võiks grillida, aga. Kirjutasid või? Jaa. No jah, selleni me ei jõudnud. Läks jah. Läks nagu läks. Grillplassi poolni. Ja Jakob? Ma ei teinud päris asja, aga Nägu üles. Vaata kaamerasse. Suumurgad üles poole. Vaata, et see terve pea enam-vähem auksi. ma ei teinud seda plaani kohviga, aga mul olid mingid ootused, et saab minna Saare Tirbile ja Mida me ei teinud. seda me ei teinud. See oleks muidu olnud lisa. Ja ma tahtsin igast mingit pankadele ka minna, ühte me läksime, nii et Tehniliselt tead täie. see nagu toimis. Jah, Okei. ma arvan, et see väga hästi läks. Jah, minu ootuste kohaselt. Okei, siis on hästi. Okay. Teeme veel neid rattaretki kunagi tulevikus. Jaa. Kas pikkus oli okei või? See on päris normaalne pikkus. Minu arust ka parem kui 2 ööd on ju. Ja See on meil 4 öö. piisav, lihtsalt me võiks vartasti ette leida nagu sellised täpsed ööbimispaigad. Nagu kõige paremad ööbimispaigad, mida me suudame leida. Et just nagu nende järgi teha rada. Noh, seekord me panime paar päeva enne ju seda paika tegelikult. Ja Marsruudi. lihtsalt suvalt kohe järsku nädalavahetuse. Okei, aga tõmbame see ots kokku. Loodan, me tuleb hea, tore viimane öö, saame sügav une, homme 7.50 tagasi bussiga Tallinna ja saabki meil see tore rattaretk läbi, mis on olnud väga äge. Okei, tšau!